vot oligi oma latsepõlve koton loosin ja siis seal mõnegi lehmahaina rulli valla tegemine või mis seal oli ja siis tuli vaan mänsegi saan see sõna, et välän külmetas ja taivas satas lumme, ütle mulle oma telefoninummer. Ja tuust sai siis säne hitlaul. Tervisi Võroliinast, ma olen Raju Elisabeth. Ja ma olen üks Saare Hipp. Aitüma, et meid kulleti ja aitti kulleti ka meie edimest podcasti episoodi. Inne kui me räämi mi külalitse mano, on Hippel suur teadaanne. No, parillam käin siis mi tõne episood ja nii kui mi välja kuuluti, mi pidi tämba juttu olema Kaido Kamaga Võroliikmise aulust. Aga juhtu niimoodi, et tuu sai meil juba peaaegu salvestedus, kui tuli välja, et programm vidasi meid alt ja midagi ei jää pääle. Nii et siis tuli meil kipast midagi vahtset välja mõtelda ja lätsime õkvama külaliitsiga aulun edesi veidükese noorempide inimesi manuaga, kelle lõks on hulga põnevat vast kõnelda. Tere tulempast tämba, mi manu Rahmani Ain. Tere. Noh, kui siis aia tüüdega lätt? Kas? No tämba hummogu võtse peedi üles, et oleva tüüsi olnu hall maan, et nüüd võtse peedi üles ja pan see kuuriala. Ja kuis muidu sükkus ja sääne saakom olnu? No saakom olnu kartolt sai rohkem kui panse, nii et päris hästi. Tolle poolest siis positiivne. Ja. Peti, kuis sul? Mul on kõik sama viisi. Et midagi ei ole maha pannu ja midagi ei ole üles ka võtnu või? Jah, no eks ta Tartu liina elu nii lätt. Ma küll panse oma Tartu liina saan see kortermaja hoovi nukan oli üks mulla unik ja siis sinna lubati, et ega üks või sinna teta üte pindre. Nii et üks vanaimade katk on mulle ka külge tulnud, et ma tahtsin sinna ka panda siis mõne lilli maha ja tuud ma siis tei vast läheva kasuma ka. Anne lille. Jah. Aga... Mitte põrknast piiti viil. Aga peale maatüü ütel võrokeeline Wikipedia, et sa oled ka kirjamis ja aukirjandust opnu. Et mille sa aukirjandust opma lätsid üldse? Siis kui ma keskkooli lõpeti, saadeti mansigi, nüüd on ma ka nõustaja, aga saadeti mansigi see inimese manu, kes tegi mingisugused IQ teste ja saan siit 3 nukki ja pidi seal, et mänse ma ütlen hulgan ja mänse tõsõn hulgan. Ja tuu nõustaja siis ütel mulle, et kas sa tahad mida mõtled ülikooli taas minna? Ta ütleb, et aga mõtle mansigi tehnikumi peale. Et es lähe kõige parem pole. Ja siis ma kai nüüd ülikooli asju, et kas siis see on võimalik saia mu hindidega ja oli ainukene ajakirjandus, kus taheti sellest kirjutamist või seal pidi essee kirjutama ja ma luudse, et tollega äkki saasin sisse ja näed saigi, aga päris lõpuni ma tuu opmisega ka jõua. Kas siis kirjutamise pisik ja sääne oskus on juba ammu sul külen olnu? Jah, on küll, et üks põhikoolin juba kirjuti ja keskkoolin veel rohkem ja kuigi nagu sääne on miilduna kirjutada. A milles sa kirjutad, kui sa kirjutad ja milles sa kirjutit? Sest kui sa olid veel koolilats? No ma ei mõistaki ütelda. Ma naksin luuletusi kirjutama. Algusen eesti keeli mõne, aga õige pea naksin võru keeli kirjutama. Aga millest tuu valik siis inspireeritu all? Ma ei tea, tundus, et tule parem pole välja ja vist ongi nii, et tegelikult tuu keelega ongi tuu asi, et üks kiil on üks mõttemaailm ja mu meelest tuu võrukiilne maailm, et tuu on nagu põnevam ja seal on mul vähemalt on tunne, et saa midagi sellest originaalsempat kirjutada. Kas võrokiil on siis su päris imekiil? No, sa võis ütelda, et edimene kiil, mis sa selges said? No, ma ei tea, kas edimene, aga jah. Paralleelselt? Jah, või nii ütelda küll. Ja mõtled ka võrokeelen? No, jah, üks vast.
aga kimmässä ma tuu, et sa oled iks aokirjandusega väega köüdet, et sa oled Umalehe päätoimendaja. No eks ta niimoodi läts, et ma olen näide võru keele asju ka hulga tegelnud ja siis määnegi hetk mulle tundus, et tuu võinu mulle olla maru kunti müüda tüü. Ja siis kui nakkas Uma lehte välja andma sihtasutus Kultuurileht, siis ma kandidiirse päätoimetajas ja sai ja ole siiamaani. Veidikese on saane tunne, et oleks võinud tegelikult olla rohkem kirjanik või luuletaja, aga et tuu toimetaja seka veidikese, aga noh, tuu on hää tüü, istud kabinetin ja lämmän. Kurvitsa Lembit on kunagi kirjutanud saase luuletuse, et toimendaja istus lämmän taren ja arutles väänsetki tähtsaid küsimusi, aga luuletaja tuleb otsast, kirves käen ja saepuru sokke külen. Kas siis sa võid ütelda, et tolle pärast sulle kah miildus säänest maatüüd ja aiatüüd ette, et tuu siis inspiriir ja avitas tolle on? Jah, tuu inspiratsiooniga on mul muidugi sääne häda olnud viimatsel laul. Nii, noh, tuu on maailma häda üldiselt, et aigu ei ole koskil ja siis on nii, et ma kirjutan tavaliselt siis, kui kellelgi midagi vaja on, kui tellitas. Kas see on nagu lihtsam kirjutada, kui tellitas või kas siis prestu aja raam pääle või? No, siis sa tiiad, mille jaos sa tiitada asja või nakad tegema ja ma ei arva, et tuu oleks siis nagu kehvemba kvaliteediga tuu, kui sa tiid millegi nimel, et kohegi jõuda, et kui niisama ma ütlen, et niisama, noh mõnikord tule mõni luuletus, aga jah. Ja mis sa siis päemitselt kirjutad, kas näütemänge või laulusunnu või midagi? Ma laulud tuleva ka enam-päev pesi, aga jah, näütemänge ma olen kirjutanud, ma arvan, 20 tükki. Stsenaariume ütsane äge seriaal nagu Tagamõtsa, et tuu mulle ma olen nagu veidikes uhke isik, et tuu on nüüd sääne maailm, mis ma enne kõneli, et üts kiil on üts maailm, et ma arvan, et seal Tagamõtsan ma ka suutse välja mõtelda säänse oma ilma või säänse asja, et mis on nüüd, ütleme, seo aasta saa alustuse Võromaal, mäne tuu elu on olnud. Mm-hmm. Aga enne kui me läheme su nagu suurempa ja tähtsampa loomingumano, ma veel kysy, et on sul päriselt ka mõni luuletus või laulusõna tulnud niimoodi nagu keskpõllutüüd pähe, et Ja, niimoodi tulegi. No ma ei tea, kas põllutüü, no jah, näitus üts olgi jah, ükskord väga ammu, no tool 30 aastat tagasi juba, vot oligi oma latsepõlve koton loosin ja siis seal mõnegi lehmahaina rulli valla tegemine või mis seal oli ja siis tuli va mänsegi saan see sõna, et välän külmetas ja taivas satas lumme, ütle mulle oma telefoninummer. Ja tuust sai siis sääne hitlaul, et tuu nagu sündus on see just haina, ma ei mäleta kuskilt umbes kihist haina välja kakmise või saan see aigu. Küll hää lugu ja ma just tõkva kai, et kõnetraadi salvestamisest ja välja tulekist ongi juba pea 30 aastat müüda saanud. Või kus siis tolle luu nagu saamislugu oli, et sa siis kirjutid sõna või kas tuu tuli ka nagu viisiga ja tuu tuli üks lauluga päris noh, niimoodi, et ta olgi mõnegi sõna ümmine, aga no ma ütlen, et ma nagu laulda ei mõista, aga üks külamis ütel ka, et noh, et ta on nagu rohkem ümmises, noh ma ole võta toda kui tunnustust. Ja siis aasta oli 94 ilmselt, kui oli ka tudeng just tuu. Ja siis oli keva ja saane asi nagu tudengilaul, mõnegi saane konkurss. Ja siis me lätsime oma ansambliga sinna, meil oli ansambel Pulpulaator, Valpri Valdo ja Aavik Sainiga teimi ja siis lätsime sinna tudengilaulule. Meil oli mõnegi 5 laulu, laulsime ära ja üks naist oli jahtu kõnetraat, mis vist, võt nüüd tuu ei ole enam hästi meelen, et peaaegu et võitsa tolle tudengilaulu ära, aga seal saalin oli siis Leisi Meelis ansambli omamuudu laulja, kes kuulsa toda ütelt, nad tahta teeta ja siis nad teeva veidikese tõist muudu toda, kui ma ümisi, aga tuu sai kõvas hitis. Jah, tollest ma kai, et ERR on kirjutanud, see on see uudisse, skandaalse uudisse, et
Ummamuudu hittlaul Kõnetraat on tegelikult cover, aga ta tähendaski, et no ma coverdanu Jan Rahmanit. ja ma ansambli Pulpulaator kaverdanu, aga no aga no Kõnetraadiga oma ju põlvkonna üles kasunu, et kui palju sinu tuntas tuuperest nagu uulitsa peal või nii? Õnneks ma proovin hoita nii, et uulitsa peal ära ei tunta. Mille nii? Noh, ei tea, ei meeldu mulle sääne, kus tu on eesti keeli ebaterve tähelepanu. Ei meeldu, aga noh, õks tiidva ju, inimese kõik tiidvad laulu ja noh, tegelikult, kui midu võru keelemanu jälle tagasi tuleme veidikese, et siis mu meelest see on see laine, et kuna tu kiil on populaarne käeva, mõnestegi laulega üten oma käüne. Et kunagi ammu oli Tule aga tule või ja Haan ja Miis oli väga kuulsa laulu, siis tulgi tu Kõnetraat. Siis kui eurolaul Tiidull, siis oli jällegi üks sääne laine, kus kõik väiku tütarlad see uulitsa peal laulsavad uud, et see on see jah, poplaulega on ta keele prestiis nagu, noh, see on see laineharja peale saanud. Mis tu laul Parhõlla võinu olla? Sata? Sata päris palju vist tiidve küll, aga ta ei ole kah vist väga nagu poplaul, et rohkem on see koorilaul ja tiidve. Ja. Et ne latse siin kõrval parklangi ja driftva nime vastu ta ei lase. Aga Kõnetraati küll või olla? Jaa, ma arvan küll. Hästi tehtud üü. Ja, aga kui palju, sa kõnelit Tagamõtsast ja Kõnetraadist, mille üle sa veel uhke oled? No, mul tegelikult meeldis see luuletuse, mis ma olen kirjutanud kunagi, ma vahepeal võtta kätte oma raamatu ja ka, aga mul on häda, et ei ole enam, ta on ka juba pea 30 aastat, ei ole enam õiget luulekogu olnud, ütles, et 7 oli vasest vask sääne luulekogu ja peale toda on olnud kas 2 peale või 5 peale raamatid, kus asja veidikese kõrduse. Ma arvan, et ma 10 aasta joosul kirjutan umbes 5 luuletust, nii et kunagi või olla, et tule veel midagi. Jah, etsikord saa kokku raamatu täis. Ma tahtsin küsse veel tole kotta, kui Peetit on küsse, et kas tuntas, et kui see on siis sääne elada maal, kui oled sääne loomingu inemine, et kas mõnikord on tunne, et jääd nagu ma ei tea, lätt müüda määnegi sääne suurem kultuurielu, mis on või olla Tallinnan või Tarton või just nagu on suurest nagu kärest või määntsestki üritusist eemal olla või sa saateks käют või tunnet ka säänsit paiku? No, ega toda pead ütlema küll, et kultuurielu veidikese eas kauedale ei jõua teatrile, kinno ja kontserdile väga palju. Ma arvan, et kohe kõik jõuad, ega tu maal elamine tähendab, see laul ei ole sääne nagu oli vanast, et hoobesega pead kohegi minema, et nüüd võtad autoga, ma käin veel õdagu Tallinnan, sõitse sinna 3 tundi ja käivad teatrin linna üritusel, oli 3 tundi üritusel ja sõitse 3 tundi tagasi. Kõik on nagu üte päevasen võimalik ära teeta. Et kui tahas, siis olles tuud kultuur, Tartu on ligidal, Võru, siia tulevaks kätte asja. Jaa, päev küll vähempalt saa. Kinon käib ja... Aga tuu ei väsuta siin, et pead nagu minema, kui juba tahad nätama. Aga tuu on just pidulikum pea, et sa võtad ette, saan see minegi. Midagi teeta jälle, kui tahad maal ella, tahad saan rahulikun paigan ella, siis pead tuuga rehkendama. Ma olen just mõtelnud maa või oma küla peale, Kärgula küla peale, nii et meil on seal maru hästi kõik, et oma igasugustes on see meistrimehed, üks remont autosid ja üks kasutas lehmi ja teetas jahu ja seal pille teetas ja üks luuletas ja et seal on nagu sääne väike ütiskond olema. Jah, või ole ongi parem, kui see inspiratsiooni jaos või ole, kui tahadki kirjutada sarja Võromaa elust, et siis kui istud teda, kui sa nagu seal ei ela ja tuud ei tunne. Ja siis pead oma küllast sipa kauem pole kaema, aga on võimalik, jah. Aga sa enne kõnelid, et kirjutad vähe, nagu näituses luuletuisi ja niimoodi, aga on sul kirjutatud midagi ka õnne suhvlide ja Parhõlla, kui palju sa kirjutad suhvlide? Midagi üldse? No, mul ei ole saanest asja, et suhvlida selle, et
et kui ma midagi kirjutan, siis noh, mul on üks esinemisi mõnikord, siis ma loen ette, et päris suhtlemine ei jäta ja niimoodi ei ole. On mõni näitemäng, mis ei ole lavastatu, või-olla, et mõni on ka saane toores, aga ma ei saa ütelda, et mul oleks kuskil mõnegi pakk, et tuud küsitas ka tihtipeale, et kas sul ei ole, et ei ole. Aga kui me tuleme nüüd su tüümano, mis on ka väga loominguline, siis mida sulle nagu tuu lehetüüman kõige rohkem meeldus? No Uma leht, ta on ainukene võrukeelne aoleht maailmal. Tuu on nagu hästi suur vastutus kah ühtest küljest. Ta on väiku leht, ta tule 2 nädalil takast 4 lehekülge õnne. Aga saman ma olen lugenud seal Egan lehena ligi 20 lukku, nii et noh, ta nii väiku ka ei ole. Ja mis ma ole tahtnud teeta toda sannest, et olles mõnegi võru mõttelugu, et siis saansid märgotusi. No, tihti ei ole, aga mõnikord on. Ja siis ole tahtnud, et tuu leht olles saane võru kultuurielu kroonika või võrukilse kultuurielu kroonika, nii et ma arvan, et tuuga on enam-vähem. Ja siis on üks põnev asi, et mul on perämine külg, mida täütva siis kirjasaatja või inimese, kes kirjutas jutuvõistlusele. Et ongi Uma lehe jutuvõistlust juba üle 20 aastat ette ega süküs. Ma pead nüüd ka välja kuulutama järgmisen lehen arvada ja siis inimese kirjutas, et sinna saadetas 50, 60, 70, 100 juttu ega aasta. Ja siis tuuga siis saavaki inimese või noh, et sealt siis jõud 25 juttu lehte aasta jooksul. Et tuu on saane põnev esijärjeline asi ja inimesele meeldus kirjutada oma mälestus, noh mitte mälestus ei saa ütelda, seal on mõks juhtumise, see on see huvitavamba juhtumise ja tuu on mu meelest ka üks saane võru kultuuri märk või saane, et pandas saast esijärjelisi asju kirja. Ja ma olen veel kuulnud Uma lehele säänest kittust, et inimese väljastpuultki ja ka see Uma lehe nagu tegemisi ütles, et oi, ei tea, kes toimetus küll omava, et nad on nii asjaliku, et nad võtva väga hulga noori autorit hindale ja et siin on küllalt lihtsa kirjutada ja siis saad ka kättpruuvi, kas võro keelen kirjutada ja et sääne positiivne tagasiside ja kuuntöö on olnud paista. Et kas tuu on nagu tiidlikult ette, et sa tahad võtta nagu inem ka nuuri kirjutama või lihtsalt on läinud nii? Kunagi pead ju nooren hakkama asja edasi tegema, ja kunagi pead harjutama. Võin rohkem olla, ma ei ole kõkke, jah, niimoodi ei saa ütelda, et ma võtta väga, väga hea meelega kõike vasta selle, et leht on väiku, et on ka osa nuuri kirjutatud asju, mis ei ole lehte jõudnud, aga loomulikult pead hakkama noore tegema ja ma hea meelega näed oda, et noore inimese kirjutase. Aga mille perra sa tiid tolle valiku, et mis lehte ja mis mitte? No tuu on üks hindale meeldumise või saane tunne, seal ei ole midagi mõista ütelda, et kui on saane tunne, et ta lugu on toores, ei kõlba lehte, siis ta ei lähe. Mõnda lugu ma tii ümbre, toda ei või teta, aga noh, mõni on nii, et tunned, et on potentsiaal oleman, aga inimene nagu ei kirjutamise saane anne ei tule perra, siis veidike see panet tiit ilusambas. Aga noh, mitte toda ma ei tii palju, aga on mõnikord olnud, et määneski saanest tahas hoita saanest taset seal lehen. No loodame, et ta iks jääs alale ja et on kimmes nagu Tossu, Tilda ja Mudamari oma alasi oleman. Ma ei tea, kus sul on hippe? Ma ei tea, Uma leht üks on põnev ka ja just noid uudisside puult või et ongi tuu. No ma ei saa päris erapooletult ütelda, kui ma olen ka nagu suvetoimendaja olnud Uma lehen, aga tuu sääne mälegi, jah, et mis tuu ülesvõtsime, mis on Võromaa uudisse, tuu on võib-olla jah. Tuu põnev, et nagu ega A-leht kirjutas midagi, ma ütlesidki uudissit, aga et mis siis just Uma lehte pead minema, et mis tuu nagu tuud just kas kultuurielu puututas. No aga kõnele omast kogemusest, et kuis on, kas Uma leht on kerge nagu kokku saia või kus sul? Ma ei tea, mul on kõige suurem tunne, et noh,
noid kah, et kas märgutust või säänest intervjuud, noid ma olen esika pruunud, et ta niinku nuuri inimesiga, keda ma enam-vähem siis niinku tiia või võta nagu omast pääst. No ja näituseks ma olen märgotanud su lähen ja ja siis, aga ma arvan, et kõige rassem on lööda noid jah, säänsid uudisid või mina sünnus selle, et kui ma olen veel küll noor ja ei ole nagu ega paika nännu ja ei ole nii hulga nagu tutvusi igal puhul, siis ma ei tea nagu, ma ei mõista nagu tähele panda või olla veel noid nagu tähtsaid asju, et mis on, ma ei tea, Antsla piirkonnale siis kõige nagu tähtsam sündmus või tegemine või... No vot, seal ongi tuu keeruline, tegelikult sünnus väga palju. Ja kui me seod suve või seod aastat kaemi, kus tuu Tartu kultuuripäälinn on, siis sünnus nagu ega päiv 10 asja. Ja tuu on täiesti hirmus lugu, et mis sa siis nagu, et mis asi tuu on, mis on tähtsa, mis oleks nagu aolu mõtten ka tähtsa, et ta nagu jäänud ja olnud tuu siis, et mis just lehen pidanud olema, nii et jah, et ütlest küljest on jah, et nagu sa ütled, et ei tea mida valida, tõsest küljest tuu valik on väga suur, et mille hulgast valida. Mu jaos vähemalt. Või mu jaos jah, et ma ei tea, kui ma elan küll Võromaal, aga eks ma elan nagu Üten Nukan ja tia, ma ei tea veel, tia seal Mõniste kandist, kus vanaema on perit ja siis tia nagu oma kodukandist, aga ma ei tea, Vahtsel linnal või Oraval, ma ei tea, millal ma viimata nagu käve või midagi seal. No eks tuu tüü on suurelt jaolt on nii, et sa ka et internetist löövad ju, et igasugud see, mis toimus, kus on ju reklaamitas välja. Ja siis Umalehe puhul on tuu asi, et tõselehe kirjutase kõik see uudis asja ära, et siis peadki tuu valik olema tuu, et mis on tuu tähtsa kultuuri mõtten, just Võru kultuuri mõtten, ma arvan. Jah, et see kirjanduse ma veel tagasi tulen, et ma saan see veel tähtsamba siis su iinkuju või inspiratsiooniallika sul olnu kirjutamise man ja just võro keelen kirjutamise man? Jaa, võro keelen, nagu ma enne ütletud maailma, siis Madis Kõiv on ütelnud võrukese, saan see inimese nagu võrukese kotsil, või et on võru kuraas, on iseloomustas teda, et ongi tuu tegelase või inimese, kes ta on elasse, et naama kuigi umamuudu ja tuu üldse ongi tuu kuraas ja nüüd, kui sa küsid neid kirjanikke, siis ongi Madis Kõiv on saane, kes on väga huvitavalt kirjutanud, Kauksi Ülle on tuud just oma ilma ja sännest rahvaluulest või mõnestki vanembast aast perisensid asju nagu tämbaste päiva toonu Jaan Kaplinski, väga põnev kirjanik, kes on ka võru keeli kirjutanud asju. Pulga Jaan, jällegi üks, keda nagu või-olla, et kirjanikuna ei ole nii tuntu, aga tal on noid säänsid asju ja mõtteid. No kui su edimädse kokkuputmise, siis näide kirjanikiga tulli või, et kas juba nagu kooli aul või juba siis, kui nagu tuu tsõõriga tutvas sait? No, vot too olgi nii, et millegi pärast oli meil tellitusana ajakiri nagu Vikerkaar 80. aastal juba ja siis naati seal avaldama igasugust säänest nuuri autoreid ja tuukord tuli siis sääne kamp, kes oli seal Karl Martin Sinijärv ja Kivisildnik ja noide hulgan oli ka Kauksi Ülle, nuurkirjanik, kes kirjutab võru keelen. Et jah, et noidega ma nüüd loominguga ma puutu juba kokku väga põhikooli lõpust või kuigi niimoodi. Ja kui ma Tartu Ülikooli opma lätsi, siis sai tutvas ka tolle sama kambaga. Ja Suve ülikool, millest eelmisel saaten siin pikalt kõnelit ja ma trefsi ka edimeste Kaiko Suve ülikooli ja seal oli ka võt Ain Kaalep ja Eine nimetamata, et seal oli see suure kirjaniku. No ja seal Tartu oligi tuu, et trefsime ka sinna kirjanduse elu, siis meil oli noorte autorite koondise teimi tagasi ja siis sai tutvas noide vanempide kirjanikega ka. Aga kui sa mõtled nagu laiempalt Eestimaa peal, siis keamana kõige rohkem mõotanu kirjakeelitse autori su elu on? No ma ei loe ka väga palju, see ongi tuu häda, et toda on, tuu ei ole ka nii kirjakeeline, on Mats Traat, tuu on kah kirjutanud
tartu keeli ja temal on väga huvitava tuusama film Tants aurukatla ümber, mis on tehty tema loomingu perra, et vat veidikese nende luuletajatega ringi käynyt Suomen ja niimoodi, et on ka Soome luuletajaid, mul on üks hää sõber Heli Laaksonen, kes on Suomen tuntu luuletaja, et vat temal ma saan see huvitava Eesti, vat veel, ja no ka võrukese või noh, et Lembit Kurvits, kes on küll kuulnud nüüd, aga kes oli ka siit Põlvast peri, et saane põnev luuletaja, noh, kes, vat kelle luuletuse mulle meeldis tuupärast, et ta kirjutas asju, no harilikke asju üles. Siis ma hakkasin mõtlema, et noh, niimoodi ka saa, et ei peagi määnegi, ma ei tea, mis seal olema, et kirjutat, et tuli, noh, hommuga üles lätsi poodimanu ja aga noh, et kui ta on hästi kirjutatud ja seal on määnegi asi seen, siis tunnet ära. Aga noh, mõotamisest kõnelemi, et kui muudu sa siis inspiratsiooni nagu ammutad näituses, kui sul on vaja tetta määnegi lugu kellelegi telmise pääle? Jaa, aigu pead olema. Kipest ei saa midagi ja tuu siis tule ja tuu ongi, et noh, et ega tuu kirjutamine ei võta aigu, aga mõtlemine võta aigu. Ja inne tule asi välja mõtelda, kui kirja panet. Ja siis noh, tuu olenes kõik, et ma nägi saada tähekese eas jutt, et tuud pead nädalaigu märkma, näitemängu pead märkma 4 kuud. No kõnetraadi sündimisest juba kõnelit, aga näituses, mis noh, tõse loo ka nagu Kujunu puu ja puupää rock'n'roll, et mis on nagu hää loo retsept pääle aoviil? Seal on nagu mitu asja, et sama puupää rock'n'roll, et seal on mõnegi saane keelemäng või sõnamäng. Mulle väga meeldus kiil ja keele kõla. No vot, nad inne oli siin kirjanikast juttu. Üks väga põnnev, jällegi Võrumaa kirjanik on Kontra, kes on, noh, kellel on saane keeleanne või saane just ainult näta toda asja, et kus tuu kiil või keelega saa mängi. Tuu puupää rock'n'roll on siis saane, noh, hää loo retsepti ma ei mõista ütelda. et noh, mis tuu hää on, tuu täiesti juhus, et kus no asja hää oma. Noh, ma isi arva, et kuigi noh, ütleme, on ka saane see mälestuse laulu oma ka väga populaarsed mul Meelenkuldne kodukotus, aga ma esi arva, et võin olla midagi saanest rohkempat või suurempat, et tuu ei saa olla nii, et kui vanastel kõik illus ja nüüd on nii halvasti, vaid peas olema, noh, ma ei tea midagi suurt, noh, suure asja, armastus. Seal ei ole midagi vaja. Aga mis olnud siis määnegi soovitus, mida sa andnud saan selle noorele kirjanikule või siis keda tahtnud kirjutada, kas ma ei tea, muusikat või mõnda lugu võro keelen või mida sa soovitad või et kas praktiliselt, et kohe kirjutada või et kuistut ette? No, lugu on väga lihtne asi, et lool on see asi nagu algus, keskpaik ja lõpp. Et tolle peal pead mõtlema, lugu hakkad tegema, et pead kuskilt alustama ja kuigi ära lõppema ja seal keskel pead ka midagi olema. Tuu on tunde küsimus rohkem, et kui on hää, siis tunnetada, et on hää. Ja noh, ega inimene kui kirjutas, siis ta peab kui ta on vaimustus on. Kui ta see ka tõsile ka meeldus, siis tule edasi, et ta tule ka luke ilmselt ja kaia, mis tõse tegeva. Palju sa loet ja palju sa, ma ei tea, muusikat kuullet või määnest? Ta ütelin, et lukus väga vähe loe, väga vähe kulle. Ma kae küll neid seriaale kae. Tagamõtsat, jah, ja Südame asi nüüd on saane seriaal. Oi, Südame asi mulle ka. Jällegi tagasi telekanalaksi otsast kaema. Et tuu on ja noh, tegelikult kuis ma toda kae on veidikesega saan see professionaalse pilguga, et kuis ta tette on. Veidikene sekka, aga noh, põnnevam. Ja niimoodi ka, et tuu asja nimi ongi loo jutustamine, noh, toda opatas ka, aga noh, päris oppi toda vast ei saa, et
Ja mõni asi õkva haak. Mu südame asjaga ma tahtsin ütelda et tol käis mu vanaisa mingi lemmiksari. Ma mäletan, et ma olin mingi väike 12-aastane ja ta muudkui kaiduda südame asja. Tunnusmuusika tule ja siis ta kaiduda kõik aig. Ja ma saan nagu arvugi, millest ta nagu kõneles seal määnegi saan asotsiaalne onu ja siis midagi muud tetti. Aga nüüd ma naksi kaema maru nagu põnneva ja õkva nagu haakse tolle loo sisse ja õkva ma sai arvu, et vaata ma kaitsin määnski päätegelas, ütlesin politseinik ja Anne oma arst ja siis kõik sünnus seal külannaid ümbre. Mille saab südame asjaga, et peale seo professionaalse pilgu? Ei, ta on hää seriaal selle kae. Ja nüüd ongi tuu häda, et kae ja kae, tagamõtsan oli ka niimoodi. Määnski kohtusid näe. Noh, et ei tiiagi, jah. See on see maaelu asja oma. Aga kui muudu tagamõtsad tetti, millel oli nagu rõhu asetus su jaos? No mu jaos oli ta üks, et nii-öelda jutustatud Võrumaa luku või mõnestki sanest. Tolle AO. Toome nüüd 15 aastat tagasi AO Võrumaa luku. No üks päev tuli telekast ja ma kai, et mõni asi nagu üks on kuigi muidu asjakohane või sääne näituses, et ma ei tea, maainimesed tegema oma asju ja siis, et kiäki sa jälle interneti mõnestki skämmi ja kiäki sa mingid muud mänsegi puukallistaja oma tuleva külla ja et kus siis ta suhe käib, et no asja. No, sääne tu elu on ja on olnud. Ja mul on väga hea meel, et sääne asi sai nagu üles võetus. Kui palju võiva näituses Kärgula inemise hinnast tunda seal? No, ütleme nii, et või oled mitte Kärgula no võiva jah. Võiva ja seal on maisiki Kärgula inemise oma väikseid rolle seal enne. Näetle, jah. Ja. Võrumaa on väiku. Ma arvan, et tuum ka hää, et nagu kohaliku inimese saivad olen osaleda ja võeti üks üles Võrumaal mitte. Kungi ja Tallinna lähkün külan, et ärpetta toda. Aga su looming ja üleüldse nagu luuletuse ja laulu võro keelen on õnne väiku osa seost kogu võro värgist. Et kui muudu sa näed ka et seot asja nagu laiempalt ja millist ja kui pikka iga sa ennustad võro värgile ja võro liikmisele? No, vot tuuga on nüüd sääne asi, et kui mõnegi asi eläs, siis ta eläs ja teda ei saa, kuigi seal ma olen ütelnud varem ka säännest asja, et võrukülse laulukotsile, et ta on nagu umbrohi, et paned asfaldi peale, aga ta ajas hinnast õksalt sealt vahelt välja. Ja mu meelest on selle võru asjaga umbes sama muudu, et ta oma olema, ta on nii tukev, et ta hulmada tuust, et oles vaja palju enam tetä. Hulmada tuust ta kuigi on esi nii tukev, et ta jääs salale. Jah. Seo positiivse noodiga on väga hää seo jutu ots ka juba kokku tõmmata. Aitüma sulle Jan tulemast. Aga ma ei taha veel ära lõpetada, et mul on sääne asi, et süküs nakkas peale. Ja ma enne ütli, et ma siin ümise veidikes, et ma otse kitarri ütlen, et ma oles ümisenu, et sügüse laulu ka siia lõpetusas. Ja muidugi. Aitüma. Eriti illas. Ütle mu sõber, mida sinust on saanud. Mi jäänud tsipakese võõrambas jäl. Peris tükk aigu ei ole, min änny. Ja telefon välja on lülitet meil. Sõber, kas tiiad, et süküs on tulnud? On olnud mõnigi üü juba külm. Tuul mugu ussaian keerutas lehti. Noid lehti vallalask osse pealt puu. Sõber, oh sõber, kas see ongi süküs? Mea tüküs erale ajama meid. Kas tu on päriselt nii? Ma ei tiia.
aga tiia, et tuu ei ole okei. Sügisel kombes kõrtsaia om talves. Jah, talves külmäs ja lumitsas saos. Talv minu sõber vil sügisest hullem. Ta tullen periselt külmas ar kõik. Siiski ma looda, et kevät näemi ja lämi rändama ammutsid teid. Seenis mu sõber sul soovi pea vasta ja vastma esiki vastavil pea. Aitüma, et meid kulleti ja kõneleme 2 nädala pärast jälkina. Kuulemiseni!